videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me olemegi nii pikad kui laiad, nii vägevad kui väetid, et saa sa nüüd aru, kas kunstiga maailma võluda või tunnistada, et no tegelikult võiks käe püsti tõsta kõik need, kes oma meelest ei torma finiši poole. No nagunii varem iga pidu saab otsa, aga seni ma tänan kõiki, kes toetavad Nõmme raadiot ilma teieta. No oleks väga raske ja võib-olla koguni võimatu, aga nagu ma ütlesin, iga pidu saab ükskord otsa. Ja võt sellest tagumisest otsast, sellest kaugemast, millest me ei räägi ja mida me eluajal ka tähistada ei saa. Igor Gräzin võiks vast rääkida, inimesed surevad Ometigi no mõned valmistavad muidugi seda protsessi ette, teevad nimekirjad, kes peavad tulema ja kes ei tohi tulla ja kellele mis jääb. Ja kokkuvõttes on ikkagi niimoodi, et paari põlvkonnaga ei mäleta sind enam mitte keegi ja mis veel hullem, maha jääb sinust ainult hunnik kola. Jah, no sa ütlesid, et põlvkonna pärast keegi ei mäleta. Ma väidan, et tegelikult ütleme selline sügav lein ja nii edasi, see on nädala pärast möödas. Tähendab tegelikult, kui peiedel ära istutakse, minnakse laiali, no siis ei ole selle päeva õhtul veel kuidagi, aga noh, siis võt, noh, nii ongi. Et mitte väga, aga enne kui me edasi lähme, ma siis tuletan meelde, et me oleme võtnud teatri sümboli oma saatele ja see teatrine lavastus on Armastus 3 apelsini vastu, mis meil siin olemas on, nii et te saate aru, et me oleme natuke teatraalsed inimesed ka, sest Armastus 3 apelsini vastu seda mängiti Viljandi teatri Sugala ja seal üks peategelasi oli Elmo Nüganen, aga no siis meil ka olgu siis kolm apelsini. Nüüd, mis puudutab matuseid ja neid värke, ja ma praegu tulen, mul ei tule neid matuse asju küll eriti tihti ette, aga no ikka juhtub, eks ole, igal vaimulikul, kellel ei ole oma kogudust ja mul üldiselt ei ole oma kogudust, no siin oleneb lihtsalt, et kord oled Tallinnas ja kord Tartus ja kord siis Muus ja kus iganes, nii et sellega tuleb kokku puutuda. Nüüd aga üks asi, mis minu arvates on nagu tähtis, sellepärast, et ma olen jumalateenistusi pidanud kuskil 60 Eesti erinevas kirikus, peaaegu kõigis Tallinna omades ja siis igal pool Võru, Valga, Tõrva, noh, mis iganes, seal Kursi ja Kirbla ja noh, ühesõnaga palju. Ja mitte, et mul kogu aeg see mõte pähe tuleb, aga ta ikka aeg-ajalt turgatab, et me oleme mingil määral uhked selle üle, et me ei ole usklik rahvas. Ja kui oleme, siis on see mingisugune selline taarausk või midagi taolist. Selline paganausk, et see veel nagu. Lisaks sellele, eks ole, tegeleme me ju ikkagi aeg-ajalt ka sellise asjaga nagu horoskoobid ja loeme Igor Mangi asju ja teisi samasuguseid ja mul on selline tunne, et see ei ole puhas meelelahutus, me võtame seda ikkagi nagu enam-vähem tõsiselt. Nii et ühesõnaga me oleme uhked selle üle, et me üldiselt ei ole eriti kristlased, noh kui oleme, siis me võime rääkida kuskil 30-40% elanikkonnast ja see sisaldab endas ka vene õigeusklikke ja no me oleme selle üle mingil määral uhked. Aga samal ajal kui ma satun kirikusse niimoodi, et mind on kutsutud sinna matuste pärast ja matuseid jumalateenistust pidama ja nii edasi, siis ma vaatan, et tegelikult kas ikka ei ole me usklikud, sellepärast, et kui ma vaatan, kui palju inimesi, no mul ei ole protsenti kuskilt võtta, aga kui palju inimesi laseb ennast matta kiriklikult. Ja kui paljud sugulased ja tuttavad ja nii edasi sellistele matustele tulevad, siis noh, ongi, minu arvates on tegemist igatepidi, noh, vähemalt mingilgi määral kristluse ja
sellega seotud asjadega. Ja ega see ei ole nüüd ainult matus, matus hea küll, mul oli praegu täna oli ta ära ja muidugi, eks ole, vaimulik ja mis iganes. Aga kui me vaatame ka seda, et kui paljud lapsed on Eestis ikkagi üldiselt ristitud ja ristimisele viiakse ja kui palju käiakse laulatusel, siis ma ütleksin nii, et üldiselt vähemalt mingisugune suhe ja seos kirikuga on ikka, ma väidan, enamusel eestlastest olemas. Ma juba ei räägi sellest erijuhtumist, kui meil on tegemist näiteks jõuludega või nelipühiga, kus tegelikult kirikud on alati täis, kusjuures täis kuhjaga, nii et üks või teine kirik peab neid jõulujumalateenistusi pidama mitu korda, 2-3 korda, et kõik inimesed saaksid nagu siis käia. Eks seal ole ka neid asju mitut sorti, eriti noorte naiste ja daamide hulgas. Kui on jutunud, et miks nad tahavad kiriklikku laulatust, sellepärast, et nad tahavad ilusat kleiti ja nad tahavad ja tõepoolest laulatus on sageli kiriklikult väga ilus. Lisame siia juurde veel eriti kui meil on juttu näiteks katoliku kirikust. Ja on inimesi, kes käivad leeris, sellepärast, et pärast seda saada siis edasi leeritatuna ja ristituna, et siis saaks ilusaid pulmi pidada. Mis ma sellest järeldan? Tõenäoliselt see, et me ei ole väliselt kuigi kristlik rahvas, mul on selline tunne, et see vastab tõele. Ei ole. Aga teisest küljest, puutudes nüüd kokku seda nimetatakse kiriklike talitustega, talitused, matus, ristimine, pulmad, leerriied ja nii edasi, see kinnitab, et kusagil siiski mingi kristlik, ma ei tea, kas usk või vähemalt kristlik traditsioon on Eestis olemas ja mina väidan, et see on küllaltki laialt levinud. Sellepärast, et ütleme, ma ütlesin, mul oma kogudust ei ole, vaid ma olen rändav siin, seal ja 3. kohas. Aga nii palju, kui ma näen neid kiriklikke talitusi igal pool üle Eesti, siis ma hakkan kõvasti uskuma, et eestlastel kipub see usk ikkagi mingil määral või mingil moel olemas olla. Ja võib-olla kui me räägime sellest, et kunagi 100-150 aastat tagasi, mida ei olnud ka palju rohkem, et inimesi siiski mingil määral oli rohkem kirikus kui muidu, siis see tähendab lihtsalt seda, et meie see ristiusu vorm ja viis on aja jooksul muutunud. Ta ei ole kadunud, aga ta on muutunud. Ja täitsa selgelt, kui me mõtleme isegi ristiusu sisu peale, ma ei tea, 400-500 aastat tagasi, siis ikkagi usuti seda, et on olemas Jumal, issand, kes istub pilve peal, on selline habemega taadikene ja nii edasi ja tema poole pöördub. Ja et tema saatis oma poja siia maa peale ja poeg läks siis nii nagu muide usutunnistuses öelda, Jeesus, kes istub oma isa paremal käel, nii oli. Aga tänapäeval, kus meil on olemas tegelikult relatiivsusteooria ja kvantfüüsika ja muud taolised asjad ja kus me väga hästi teame, et ütelda lineaarses ehk sirgjoonelises mõttes universum ei eksisteeri, vaid ta eksisteerib just kerakujulisena ja nii edasi. Selles situatsioonis rääkida vanast taadikesest nähtavasti ongi kohatu. Või vastupidi, kellele meeldib uskugu seda, aga et tõeline siuke usk tänapäeval, reaalselt nii nagu ta eksisteerib, on kahtlemata kuidagi teistmoodi. Mitte nii nagu see oli. Ja kus me peame käsitlema näiteks piibli sõnu ja muid taolisi asju, esiteks, et Kristus ajaloolise isikuna oli olemas ja tõepoolest ta jutlustas ja käis ringi ja nii edasi, ta oli tegelikult juudi rabi. See on nagu ütleme üks asi, kus me vaatame selle peale kui ajaloo peale. Aga samas 21. sajandil relatiivsusteooria, psühhoanalüüs, mis iganes, on selge, et see on nagu seotud kuidagi
no ütleme kuidagi mingil määral globaalsema või terviklikuma universumi vaatega ja mis on teistmoodi ja ega siis sellepärast usk pole kuskil ära kadunud. Ja usu kenad elemendid, mis puudutavad just näiteks seda sama leeri ja laulatust ja nii edasi, me lihtsalt hindame neid, oletades selle järgi, kui tihti ikkagi tuleb, ütleme, ühel kirikumehel laulatada ja ja eriti vanemate inimeste puhul on, et kui tihti meil tuleb tegeleda ka matuste ja muude taoliste asjadega. Ja kui nüüd ütleme kirikumees matusel soovib seal õnnistusi ja soovib igavest rahu ja taolisi asja, nii on. Ja ma arvan, et näiteks igavese rahu vastu ei peaks kah kellelgi midagi olema. Nii et lühidalt öeldes ma ütleks niimoodi, et meie see klassikaline või mingil määral siuke sagedane ka meedias ja läbi jooksev see, et oi, et eestlased ei usu. Sellepärast ma ütleks nii, et ja küll meediarahvas, et esiteks tulge mõnele minu matusele, tähendab, mida ma teen, siis te näete, kui palju seal rahvast on. Ja ma ütlen veel enam, et need, kes ütlevad, et seda usku ikkagi ei ole ja nii edasi, siis pärast tagantjärele selgub, et ikka on küll. Sest kõik need, kes usku eitanud on, ühel hetkel on nad minu ees või kellegi teise ees lahtises kirstus ja neile loetakse ikkagi meie isa palve peale ja muud taolised asjad. Nii et see on siuke kahemõtteline asi ja minu arvates see ongi usk, ta on teistmoodi. Mitte kõik, mis ta piiblist võtab, ei pruugi vastata tõele või vastab tõele, ütleme ajaloolises mõttes, tähendab, Jeesus oli reaalselt olemas, aga ma saan väga hästi aru, et on olemas inimesed, kes ütlevad, okei, Jeesus oli, aga ta ei teinud neid asju, millest me räägime. Et ta on toitnud 5000 inimest 2 kala ja 3 leivaga näiteks ja et ta on jalutanud mööda Genatsareti järve ja vaigistanud seda ja et ta on Kaana pulmas teinud veest veini ja nii edasi, et need asjad nagu ei ole. Kui ei ole, siis ei ole, see on igaühe enda uskumine ja nii edasi. Seda enam, et nüüd vähem, aga veel 10-15 aastat tagasi olid täiesti tavalised inimesed, kes tegid veinist ja õllest tegid vett. Ehk teiste sõnadega nad solkisid õlle ära ja see, mis kraanist tuli, oli veega lahjendatud õlu. Nii et kui Jeesus tegi veest veini, siis mõningad meie kaupmehed, kes vahele esialgu ei jäänud, tegid vastupidi, tegid veinist vett. Nii et niisugune variant. Jaa, selle kohta ei ole midagi muud öelda, kui et ühest küljest veenev, kui see oleks lõplik teadmine, mida me praegu kuulsime sinu suust, teisest küljest loomulikult jäävad küsimused. Aga loomulikult. Üks asi on see, et me näeme, et inimesed kogunevad matustele. Ja. Kõige hullem ateist lennukis, mis hakkab kukkuma, hüüab ka Jumalat appi, sest ma võin olla nii kuradi võitlev ateist, kui ma tahan. Aga vaat see kahtluse ussike ikkagi on olemas. Samas klerikaalsus, mis sisuliselt ju ususse ei puutu, sest Jumal ei ole minu teada vähemalt määranud hierarhiat, kellest alates, kes ja kuidas teda peaks kenasti maa peal esindama, kellele kummardada, kellele mitte. Ususõjad. Kui Jumal on üks, kuidas, tähendab, see on põhjendatav isegi, meil on üks põhiseadus ja ma isegi ei taha vihjata, mille täis parteisid ja valimisliitusid ja muud taolist. Inimene on segane olend. Ja vaat siin nüüd teeme ühe täpsustuse, tähendab see, kui nüüd ütleme paljud kristlased ütlevad, et see Lähis-Ida sõjad ja et see kõik on saatanast ja kurjast, siis sellele on alati võimalik vastata, mis te ise tegite. Kristlased, mis te ise olete teinud? Ja kui me räägime ristisõdadest, esiteks 5 ristisõda pluss nõnda nimetatud laste ristisõda, millest on kirjutanud Kurt Vonnegut, väga kuulus ja kõva. Tapamaja korpus 5. Ja Tapamaja ja kõik see. Siis täpsustame selle asja ära.
tähendab, viimane ususõda lõppes Euroopas 1648. aastal. See oli 30-aastane sõda ja kui ta 648 ära lõppes, siis selgelt algas 1618. Võtame 30 maha. Ja me võime öelda, et see oli tõeline ususõda, aga see oli ka viimane ususõda. Mida see 30-aastane sõda tegelikult tähendas? See oli tegelikult konflikt ja võitlus kahe suure usulise voolu, katolitsismi ja protestantismi vahel. Ehk riikidena siis katolitsismi esindas Poola kuningriik ja protestantismi esindas Rootsi, Karl 12. No veeti algas Karl 11, kes oli tema isa. Ja no see sõditi siis ära ja see sõda, kumb peale, no ütleme siis niimoodi ka natukene geograafiliselt, tähendab protestandid olid siis Rootsi, Taani ja see kant, vallutatud Soome, meie olime ju Rootsi osa, nii et ka meie siinpool ja sealpool siis olid siis katoliiklased eesotsas Poola ja Leeduga. Prantsusmaa oli keskelt pooleks, hugenotid ja protestandid, erinevad sankülotid ja kes nad seal kõik olid. Aga see sõda sõditi ära, ütleme usu nimel ja oligi selgelt, et need sõdijad olid siis ristiusku ja võitlesid nende arusaamade eest ristiusust. Lõppkokkuvõttes see pull lõppes kõik sellega, et sõlmiti rahuleping. See on siis Uusi Kaupungi rahuleping, millega siis omavahel jagati asi siis ära nüüd niimoodi. Tähendab, seal kehtestati põhimõte, et millist usku on suverään ehk kuningas ehk vürst ja nii edasi, selle usku võivad olla ka tema alamad. Ehk protestantlik vürst, ta võib kehtestada protestantliku kiriku ja protestantliku ja katolitsism, eks ole, Poola kuningad ja kindrid olid kõik nii edasi. Ja see oligi see põhimõte ja see oli siis kompromiss. Et ühesõnaga, olge te sõdurid või olge te kes tahes, teil on õigus uskuda oma komandöri või oma kuninga usku ja see oligi. Ja sellega oli lugu lõpped, jah ja aamen. Ja nii on see jaotus jäänud ju 300 aastat hiljem, täpselt samamoodi meil on, eks ole, meil on nii üks usk, protestantism, kõik võimalikes variantides, muidugi, eks ole, baptistid ja nelipühilased ja kes iganes, kes on ka protestantlikud kirikud. Ja siis vastupidi on siis katolitsism, ja me mõlemad saame selle riigi territooriumil hästi läbi ja nii edasi. Nii et me võime öelda seda, et jah, sel ajal, kui ristiusk oli veel suhteliselt, ütleme, siuke noor ja alaealine ja põhimõtteliselt ka rumal, oli ristiusk see, mille nimel sõditi ja inimesi tapeti. Aga kui nüüd asi läks puhtalt poliitiliselt ja läks edasi, nagu ma ütlesin, see Rootsi ühelt poolt, Poola teiselt poolt, siis löödi käed ja nii jäigi. Ja sellest hetkest alates mingit ristisõdu pole enam olnud. Mida annaks veel tegelikult usklikele ette heita või usujuhtidele nii edasi, on püha tribunal ehk siis inkvisitsioon. No inkvisitsiooni, mis me inkvisitsioonist muidu räägime, siis kui Edward Proefetlichi Tallinnas Vabaduse väljakul õnnistati ja seal istusid kõik suured kardinalid ja kes iganes, siis nende hulgas istusid ka jesuiidid. Ja Edward Proefetlich, kes nüüd ära õnnistati, oli jesuiit, mitte lihtsalt niisama katoliiklane, vaid jesuiit ja ta oli jesuiitide piiskop siin. Aga siin nagu annaks üht-teist võib-olla tõesti natukene ikka tegelikult päriselt ette heita. Ikkagi oli periood kuskil 250-300 aastat, kus jesuiidid ikkagi tegelesid nende usuküsimustega ikkagi väga tõsiselt. Ehk teiste sõnadega tõsine tegemine tähendas seda, et mats võeti kinni, seoti posti külge ja pandi põlema. Ehk kõik võimalikud nõiaprotsessid, põletamised ja muud sellised asjad. See on ka nagu tundub, see ei ole nagu väga... Hirm valitsemise, võimutsemise vahendina. Jah, kuidagi niipidi. Ja muide, kui me nüüd ütleme, et nemad olid seal Euroopas, aga meie olime nagu sükesed, ei ole meile ka midagi
kiita siin taevani lõppkogus, kui meil midagi muud ette ei tule, siis vähemalt Kitzbergi libahunt. Kitzbergi Tiina, kelle siis peretalupojad ja pererahvas nagu endale kasvatada võttis, Marguse ja Mari kolmandaks nagu õekeseks või nii edasi. Ega nendel muide kah väga midagi sihukese põletamise vastu ei olnud, sest Tiina ema põletati ära Eesti normaalsete talupoegade poolt, kes ei viitsi lugeda, lugegu läbi või vaadaku lihtsalt kas või libahundist on tehtud Eesti minu arvates operaatori töö seisukohalt üks kõige paremaid filme. Nii et öelda, et mis nemad seal algus, millised barbarid nad olid ja kuidas nad põletasid, selle peale ütleme halloo, küsimus, mis meie paremad olime. Kusjuures siin tuleb silmas pidada seda, et see kõik, mis Tiinaga seoses aset leidis meie külaühiskonnas ja nii edasi, oli pikalt pärast ususõdade lõppu. Ususõjad olid lõppenud, seesama 30-aastane ja kõik see Eestis oli juba kindlaks määratud, kes on ja mis usku, kes on ja mida iganes. Nii et on meil vähe sellest, et me oleme üldiselt risti usku, meil on ka ütleme sellist, ma ütleksin sihukest patu andeks andmise asja küll, sest ka meie olime need, kes ketsereid põletasid. Seal nüüd on väike konksu koht, aga meil ei olnud tõenäoliselt mõtet sellest rääkida, on see, et tegelikult Tiina ema, ta nagu ei olnudki üldiselt ju ketser, vaid ta oli libahunt ehk naisterahvas, kes käis hundiks jooksmas ja siis tuli jälle uuesti tagasi, millest muide on kirjutanud lausa suurepäraselt Eesti, ma ütleksin, võib-olla isegi Eesti minu jaoks absoluutselt kõige parem raamat on Andrus Kivirähk Rehepapp. Sest seal on ju see libahundiks jooksmise motiiv ju ka väga selgelt sees ja väga hästi lahti kirjutatud. Nii et nii on lood nende asjadega. Muidugi, eks meil tuleb nüüd pöörduda veel ühe teema juurde, me alustasime küll lihtsalt, eks ole, sellest tänasest matusest siin Pärnamäe kalmistul. Aga kui me juba usu peale edasi läheme, siis me tahes tahtmata peame hakkama rääkima Iisraelist. Sellepärast eelmise nädala lõpul õieti kuskil laupäeva paiku Iisrael algatas maismaa operatsiooni Gaza sektoris, kusjuures enam ta siis ei tulistanud kuskil üles, vaid ta lihtsalt saatis oma sõdurid sinna ja need hakkasid siis nüüd oma võimu jõudu ja kõike seda näitama. Muide, et oleks selge, et ka meie ühiskonnas ja meil siin Eestis on ka selle Iisraeliga lood väga mitmesugused. Ja ma tahaks rõhutada, et just täna, kui ma sõitsin siia, oli parasjagu, ma kuulasin venekeelset ERR-i saadet, poliitiline saade, üks tunniajaline iga nädal. Ma tahan, et see asi oleks ikkagi inimestele selge, kes ka meid vaatavad. Venelased, kes on normaalsed venelased, kes on seotud selle kirikuga, õigeuskliku kirikuga, mis allub Konstantinoopolile või siis Bütsantsile. Need venelased on absoluutselt normaalse poliitilise hoiakuga Iisraeli suhtes. Eesti Rahvusringhäälingu venekeelses poliitilises saates ütlesid venelased mustvalgel, juutidel on õigus ennast kaitsta. Kõik see, mis nad teevad Gaza sektoris, on absoluutselt legaalne. See on igasuguse rahvusvahelise õiguse kõige seisukohalt, see on Iisraeli püha õigus ennast kaitsta. Ja see on normaalsete venelaste ja normaalsete vene kristlaste, nagu mina aru saan, üleüldine seisukoht. Sellepärast, et kogu see ERR-i venekeelne saade, nii palju kui seal sellest Iisraelist jutt oli täiesti selgelt. Tähendab, et Iisraelil on õigus, konstitutsiooniline õigus ja ÜRO õigus tagada oma julgeolek. Ja kui selle tagamiseks on vaja Hamasile lõpp peale teha ja seda on vaja, siis on Iisrael ja juutidel selleks täielik õigus. Ja nüüd tuleb lugu teistmoodi. Eestlastega on lood nii ja naa.
eriti need eestlased, kes on üsna sükesed vasakpoolsed seal sotsid ja mingi seesama Keskerakond ja nii edasi, siis siin on olukord teistsugune. Ühed on Iisraeli poolt, nii nagu normaalsed inimesed peaksid olema, aga teised on, et et kuidas me ikka palestiinlastega, miks meil palestiinlased seda ei tee ja teist ja miks me ei poputa neid ja miks me ei tee seda, teist, kolmandat ja miks me ikkagi palestiinlasi ei kaitse. Nii et selles mõttes me peame tunnistama, et Eesti vähemalt raadiokuulajad ei ole päris normaalsed siis, kui nad hakkavad Hamasi kaitsma. Hamasi vastane sõda muide algas sellest peale, et lihtsalt ühel hetkel Hamas tappis 1000 juuti ära ja sellega oli kõige lugu lõppenud. Mis siis Iisrael tegema pidi? Nii et selles mõttes meil on siin rahvuslik vahe küll sees olema, et Lähis-Ida konfliktis on venelastel õigus ja venelased on normaalsed, vähemalt enamus, nagu me ERR-i kuulates aru saime, ja eestlastega on suhted nii ja naa. 1948. aastal, mil Iisraeli riik moodustati, ei ole Iisraelil olnud mitte mingisugust rahupausi, kuskil 3-4 päeva kogu selle aja jooksul. Ja selles mõttes on just eriti vasakpoolsete poliitikute ja tegelaste seisukoht siuke kahemõtteline või mis kahemõtteline, vale. See on see, kus Eesti on ametlikult kuskil deklareerinud, et Eesti pooldab selle Iisraeli ja Hamasi konfliktis, pooldab nõnda nimetatud 2 riigi lahendust. 2-state solution. Mida see tähendab? See tähendab seda, et nendel territooriumitel, kus praegu on palestiinlased, see on siis ühelt poolt, see on siis Jordani jõe lääne kallas ja teiselt poolt siis see Hamas, et nendel on õigus moodustada täielikult omaette riik, Palestiina riik. Ja teine riik siis jääb alles on Iisrael. Aga need rahvakunstnikud, kes selle kahe riigi lahenduse peale mõtlevad ja nii edasi, on see, et nad unustavad ära, et juba praegu on Iisraelil rasked probleemid nende palestiinlastega. Kujutage nüüd endale ette, et nad saavad veel omaette riigi ja teda hakatakse ametlikult toetama, näiteks Türgi, kes kindlasti on selle poolt, Prantsusmaa, nii imelikkusega ei ole, Macron tundub olevat normaalne mees, aga ju siis ta ikka päriselt antud küsimuses ei ole ja nii edasi. Et siis tegelikult ootab Iisraeli surmaoht. Sellepärast, et Palestiina vabastusorganisatsiooni põhikirjas, millest kunagi võiks saada konstitutsioon, on otseselt kirjas see, et Iisraeli riik ja juudi riik tuleb hävitada. Ja mis me siis nüüd edasi saame? Tekitame Palestiina riik hakkab Iisraeli hävitama, ja siis. Mille pärast peaks Iisrael seda situatsiooni taluma? Selleks, see on absurdne. Tähendab, igasugune Palestiina riigi idee on ohtlik ja jama. Ja ometigi on olemas igasuguseid riike, kes püüavad seda Palestiinat igatepidi toetada. Mõtleme minu pärast kas või seesama Prantsusmaa, kes veel on Palestiina poolt, on Hispaania. Hispaania puhul on meil ju täiesti selge, Hispaanial on antisemiitlik traditsioon, tont teab kui kaua. Ja mingil määral see figureerib ka isegi näidendites, kus Hispaania ja juudi vahel on olemas. Näiteks Shylock, eks ole, kes on liigkasuvõtja juut Otellos ja nii edasi, mis on otseselt antisemiitlikud teosed ja seal siis tahetakse nüüd seda teha. Muide, kui me räägime üldse sellest, et mis õigus on kellelgi nende territooriumide peale, siis
see, mida nimetatakse Jordani läänekaldaks, kus on praegu siis Palestiina vabastusorganisatsioon, mis ei ole riik, aga on teataval määral niisugune omavalitsus. Kohe saab selgeks, kuidas me peame nendesse suhtuma. Jordani läänekallas, mis on selle koha nimi tavalise maakaardi järgi. Tähendab mitte see, et on läänekald, vaid nende kohtade nimi on Judea, selgelt juudiriik, ja Samaaria. Ja siit edasi, eks ole, me ju mäletame küll neid kõikvõimalikke lugusid nende territooriumil, halastaja Samaaria mees. See on just sealt Samaariast. Meil on otseselt samaarsed organisatsioonid nagu Punane Rist näiteks ja Punane Poolkuu ja need, kes Pariisis on käinud, teavad väga hästi, et kui sa näoga seisad Jumalaema kiriku poole, siis vasakul sa lähed üle silla ja veel natukene tagasi poole on hirmus uhke 5-korruseline kaubamaja, mille nimi on Samaritään ehk Samaaria kaubamaja. No see on siuke huvitav, ta on seotud Samaaria mehega selles mõttes, et ta on luksuslik kaubamaja, nii nagu Harrods on näiteks Londonis. Aga ta on luksuslik nii, et luksuslik on pool sellest. Teine pool sellest on stabiilselt alahinnatud kaubad. Ja ka pururikkad inimesed armastavad käia mitte selles rikkas kaubamaja pooles, vaid selles vasakus pooles. Seepärast, kui sa sealt vasakult poolt ostad mingisuguse asja, seal minu pärast ülikonna või juveelidega kaelakee või midagi taolist, odavamana. Kui see mujal on, siis üks seal ostmise põhjus on see, et kogu see raha, mis seal on, läheb tegelikult heategevuseks. Kuigi need Samaritääni, eks ole, kaubamaja, seal müüjad ja nii edasi on igasugused väga šikid tüdrukud ja poisid, kes seal on ja nii edasi. Ja ta ongi uhke kaubamaja. Aga pool sellest kaubamajast on tehtud selleks, et tegeleda heategevusega. Ja siit tuleneb siis ka kaubamaja nimi Samaritään. Nii et Samaaria ja Judea, kui me ütleme, et see osa on siin Samaaria ja Judea, siis nähtavasti igasugune müla sellelt palestiinlaste õigustelt ja nii edasi peaks rahulikult ära kaduma, sest tegemist ei ole selle asjaga. Lisaks sellele muide tasub meelde tuletada veel, et Iisrael sõdib üksinda muide, mul ei ole siin üles kirjutatud, aga kuskil ma rehkendasin kokku, Iisrael on praegu 700 korraga. No eks ole, Süüria on seal üleval ja Iraan, mitte segi ajada Iraagiga ja nii edasi. Need on seal 700. Iisrael sõdib üldiselt nii nagu ei keegi teine. Näiteks, siiski oli keegi teine, hea küll, aga sellest räägime hiljem. Iisrael enne, kui ta hakkab tegema maismaa operatsiooni või hakkab midagi tulistama ja nii edasi, siis Iisrael 24 tundi ette hoiatab. No see on konventsionaalne sõda, nii tehakse lihtsalt, ka Ukrainat hoiatati. Ja. Nii et seal on see siukene värk, muide see Ukraina osas mul on kergelt kahtlused, aga hea küll. Vaatame, mis kell andis president korralduse evakueerida rahvast. Jah, seal on pool. Okei, ühesõnaga Iisrael hoiatab enne ja siis paneb selle paugu ära. Nii nagu kord ja kohus on selleks, et lapsed ja vanurid ja kõik saaksid eest ära põgeneda ja nii edasi, mida nad ka teevad. Kõige hullem lugu on see, et seda ettehoiatust Hamas rikub. Hamas tegelikult, kui ta saab teada, kuhu ja mingisugune asi tuleb ja kes kust mida tulistab, siis Hamas alustab omapoolset rünnakut seal. Kui ma tahtsin öelda, et ma tean seda teist asja, kus oli, seda tegid aeg-ajalt, mitte kogu aeg, tegid aeg-ajalt USA lõunaosariikide armeed, kõige kuulsam, eks ole, kindral Sherman. Võib-olla üks kõige kuulsamaid asju Ameerika kodusõjas selles mõttes oli kuulus Atlanta veresõda või Atlanta veresaun Georgia osariigis. Aga Iisrael teeb seda, Hamas mõistagi mitte. Nii et Iisrael püüab sõdida nii viisakalt, kui vähegi see asi tegelikult võimalik on. Aga
noh, ühesõnaga on nagu on. Nii et kui me tahame uuesti tulla siis Iisraeli ja selle teema juurde tagasi, siis me peame arvestama sellega, et Iisrael on esiteks väga väike riik. Kui me tahame vaadata, milline on Iisraeli territoorium, siis on see niimoodi, et kui me võtame Tallinn, Tapa, Rakvere, Tallinn, see kolmnurga sees. Ja see ongi kogu Iisrael, mis seal olemas on. Lisaks sellele on ta veel, muidugi on ta väga sihukese kitsa soolika moodi nagu ja nii edasi, nii et noh, tal on probleemid igal juhul. Aga noh, miks me hakkasime sellest rääkima, tuleme tagasi siis ikkagi usuasjade juurde, kus juures ütleme niimoodi, et Iisraelil väga suurt, kuidas nüüd öelda, probleemi moslemitega kui niisugustega eriti ei ole. Lõppkokkuvõttes Koraanis on tegelikult samad jutud, mis sageli on Iisraelis olemas ja mis on ka meil olemas. Noh, hakkame lihtsalt peale sellest. No abrahamlikud usundid ja pole midagi parata. Ja tegelikult võib öelda seda, et isegi lihtsalt see story Neitsist sündiv Jumala poeg, ma arvan, et need on 10 Lähis-Ida religioone, kes ühel või teisel kujul niimoodi teevad. Ise küsimus on nüüd see ristilöömine, aga ka seda on siin ja seal, sest ega tegelikult kui Jeesus risti löödi, see ei olnud mingisugune eriline karistus. See oli, neid oli Piki, Via Roomat ja kõik need tänavad. Siin on üks ainukene siukene kahtlane küsimus, kui ikka kirjeldatakse, et mingisugune 10 kilomeetreid pikk tee äär löödi riste täis ja mehed külge. Kus kurat nad selle puumaterjali võtsid? See võib ka huvitav olla, aga tähtis on see, et kui on väga vaja, siis sa leiad. Ütleme nii. Muide, noh, tulles tagasi nende usuasjade juurde ja nii edasi, eks ole, Edward Profitlich, kes oli siis katoliku piiskop meil ja kes oma ristirahvaga koos taganes Nõukogude tagalasse. Kuigi ta oli ise sakslane ja oleks ta siia Tallinnasse sakslasena edasi jäänud, poleks temaga mitte midagi juhtunud. Seda enam, et ta oli ise sakslane ja teenis saksa kogukonda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga see oli see, siis tähendab ta läks ja nüüd me siis oleme saanud esimese Eesti territooriumil töötanud vaimuliku, kes on õnnis ja see on tegelikult esimene etapp, ma muidugi ei tea, kui tihti see asi võib siin juhtuda, aga ühesõnaga see on esimene samm pühakuks saamisele, nii et noh, vaatame siis, kui kaua see asi aega võtab ja siis on eestlastel ka oma pühak olemas. Aga muide, kui me räägime erinevatest huvitav, vaata nüüd ma natukene võib-olla eksisin, et esimene, tegelikult ma arvan, et isegi sina, kes sa oled nii kuradi tark, ei ole sellest asjast kuulnud, mina avastasin selle muide seoses Profitlichiga juba tükk aega tagasi, on see, et Eestil on oma ristiusu pühak. Mitte õnnis, vaid pühak. See, kes ongi. Ja kui ma nüüd sulle ütlen, kes see on, siis kui sa oled nii tark, sa ütled, et ma teadsin seda lapsest saadik, aga ma kardan, et sa ei tea seda enne, kui mina sulle ütlen. Eesti ristiusu pühak on Peeter esimene. See on täiesti uskumatu. Vaat seda seost annab tuletada. Ja vaat mine pärast ChatGPT-st läbi ja nii edasi, kus juures tähendab millal ta pühakuks kuulutati, enne kui ta siia jõudis. Ta kuulutati pühakuks aastal 1700. See tähendab, et sel aastal, kui ta tõi oma impeeriumi aladele uue aja arvamise, pandi põmm ja nüüd oled pühak. Uskumatu. On küll. Ja, aga siis ma veel ütlen teise asja juurde, mis on ka tundub esimesel pilgul jaburana, on see, et pühitses Rooma paavst
ehk teiste sõnadega katoliiklane. No see on veel kuidagi mööndusega, sest lõppude lõpuks Inglise troon või kroon, kuidas seda kutsuda, on ka Püha Rooma riigi peavarahoidja. Palun väga. Siin minu seletus, mis mul praegu alles turgatas, võib olla see, et kui Rooma mõtles selle peale, et me teeme Peeter Esimesest meie pühaku, et siis ta hakkab ju ka meie eest sõdima, kelle protestantliku Rootsi vastu. See võis see. Ikkagi meie tehtud, eks ole. Meie tehtud, muidugi, jah. Aga noh, ühesõnaga, kui ma ususin selle, ma komistasin selle fakti otsa ChatGPT-st, siis kui ma otsisin Profitlichi asju. Tead, seda chat-värki ei maksa uskuda, ta kurat vaatab ära sinu harjumused, sinu lootused, sinu ma ei tea mis asjad ja siis viskab selleks, et sulle meeldida mingisuguse asja ette. No, okay. Ja vaat nüüd usu. Ja nüüd usu, jah, täpselt. No igal juhul, noh. Okei. Millest ma vaatan, millest me võiksime veel rääkida. Aga see Peeter Esimene, et noh, nagu Eesti suus, see on mööndusega, ta on soome-ugri päritolu, eks ole. Peeter Esimene. Seda jälle mina ei tea. Okei, no kui sa ütled, siis on. Kas ma pean sulle ka ütlema, et sulle antakse seda informatsiooni, mida sa tahad? Ei, ma ei kasuta seda. Okei. Selles mõttes on see võib-olla tõesti natukene. No see on geenivärgist. No võt, jah. Nii, nüüd läheme siis veel ühe asjaga võib-olla edasi. Vaata, eelmine kord me rääkisime sellest, et Vene õigeusu kirik, see Nevski katedral ja nii edasi, et see on sama palju kirik kui näiteks kalameeste või jahimeeste selts. Siin on üldse küsimus, vaata, sa alustasid oma pikemat lõiku sellega, et ristisõjad, aga ristisõjad olid ju tegelikult, võeti usk ja legendid kilbiks ja valitsejatele oma majandusambitsioonide ja kuritegude eest. Okei, tuleme siis jälle, me ei saa sellest asjast kuskile kaugemale. Tähendab, nüüd meil on õigus küsida, et kuule, võta sööga üks. Aitäh. Jah, palun. Nii. Loogiline küsimus on, eks ole, ristisõdijad. Kus kohas, eks ole, nad käisid Jeruusalemmas hauda, seal pääs ja nii edasi, nii edasi. Loogiline küsimus on see, et kui sa praegu lennukiga pead sõitma Tel Avivi kuskil 7-8 tundi pluss veel 1 või 2 ümberistumist seal vahepeal ja nii edasi, tekib loogiline küsimus, kuda need ristisõdujad siia said? See peab ikka olema mingisugune, no mis asi see on, kus juures siia, kus on võimatu kliima, kus päike peaaegu ei paista. Me ei tea, milline oli meie alade kliima, ilmastik siis. Sest vaata, aga meil oli, kuidas ta ka ei olnud, siin oli pikk talv ja pikk pime talv. Hüva, oli pikk ja pime, võib olla, aga kui me vaatame talvepaleed, kuhu mindi siis külmaks talveks ja kus ei olnud ühtegi ahju, vähemalt jääb mulje, korstnaid ei olnud. No mida põrgud, kui me vaatame, isegi vanadel fotodel on Moskva Kremli ees palmid kasvamas. Kui me vaatame torni tippe vanadel maalidel, seal on pigem poolkuud kui ristid, kus juures seal võivad olla nii katoliku kui õigeusu ristid. See aeg, vaat see on üks pime aeg, sest see, mida me teame, sünnitab nendes, kes midagi välja uurivad, sügavaid kahtlusi. Nii, no vot. Aga ühesõnaga fakt on see, et nad sealt lõunast tulid, kui nad olid järjekordselt tappa saanud. Igaks juhuks me peame rõhutama, et ristisõdijad kaotasid kogu aeg. Neil midagi head ei juhtunud. Ja võib-olla see oligi eesmärk. Mitte päris.
sest vaata, peksa saanud ristisõdijad tulevad Kesk-Euroopasse. No siis nad on väga täkkutäis ja kättemaksuimulised. Absoluutselt, täkkutäis, kättemaksuimulised. Mehed, suhteliselt noored, füüsiliselt väga heas vormis, eks ole, ja nii edasi. Ja kes midagi ei oska ja kellel midagi ei ole. Tähendab, tavalisel rüütlil oli ju niimoodi, et kui oli meie mõistes aialapikene, siis oli, aga üldiselt ta ikkagi allus vürstile, mingile suveräänile ja nii edasi, nii edasi. Aga ristirüütel iseenesest selline oli kerjus, tal ei olnud midagi. Mõõk, hobune, sulane ka, eks ole, teine hobune ja siis need raud. No ongi see, et võtab oma mõõga ja jumal käskis, et sina hakkad mind nüüd kurat võtaks üleval pidama. No vot, ja nüüd siis ongi, kujutad ette, et need sõjakad, nagu sina ütled, ja väga õigesti sõjakad rüütlid, kes olid Jeruusalemma all tappa saanud, vaatasid paremale, vasakule üles ja alla, mida me nüüd tegema hakkame. Sest mõõgad on, hobune on, siis igasugused mingisugused natsid siin, igasugused vürstid, vikontid ja nii edasi, kes need on. Need muudkui istuvad kodus ja lihtsalt joovad ja laaberdavad ja ei tee midagi, et mida nüüd teha siis. Ja võt siis tekkiski see idee, mitte ristirüütlitel, vaid paavstil tekkis see idee, kuidas me neist lahti saame. Tähendab nüüd kogu see jõuk, sõjavägi ja nii edasi, tuli nüüd Kesk-Euroopasse ja on väga ohtlik. Nad on vihased, nagu sa ütlesid, kaotuse pärast. Ja relvastatud kui professionaalsed palgasõdurid. Ja võt nüüd, my dear friend, kui peaks ära lõppema Ukraina sõda ja kui venelased lähevad koju ja ukrainlased tulevad siis rindejoone pealt ära, lähevad ka koju, võt siis on juba sõda vältimatu. Ja, võt täpselt sa ütlesid nüüd üle ühe faasi, sa hüppasid üle, aga tegelikult su järeldus on muidugi absoluutselt õige. Ühesõnaga, eks ole, üks jõuk, võib-olla ei mõsegi nii väga palju, tähendab, me oskame seda hinnata, ütleme 20 000 peale, mis on tegelikult ju kopikad, 20 000 sõdalast. Aga vihased, verised, peksa saanud, oskavad ainult tappa ja sellised ja nad jõlguvad mööda Kesk-Euroopat. Ja nad on kibestunud, et neid ei ülistata. Just. No ühesõnaga Kesk-Euroopal, mida me mõtleme? Me mõtleme sellel Poola, Tšehhoslovakkia moodne, natuke Ungarit, Austria, Lõuna-Saksamaa. Ühesõnaga see on see kant, kus tegelikult on kontrollimatult ringi jõlguvad sisuliselt röövlid. Muide, see teema on natukene meil ju seotud ka metsavendlusega. Küsimus, kes olid metsavennad ja mismoodi see värk. Metsavendade hulgas olid tublid sõdalased ja nii edasi. Põllupidajad nad ei olnud metsas. Ja, aga fakt oli see, et nende hulgas oli ka palju, minu arvates kuskil mingist raamatuse vaadata, kuskil 3/4 või isegi 90% olid tegelikult lihtlabased kriminaalid ja röövlid, kes ei tegelenud mitte millegi muuga kui kaupluste röövimisega või siis võitööstuste ja muude sihukeste asjade röövimisega. Ja siis aega tapsid siis ka pioneerijuhte ja parteiorganisatsiooni sekretäre ja kolhoosi esimehi. See oligi see, mida nad tegid. Tähendab, see on see sama probleem. Metsavennad, kes olid endised JR 200 näiteks seal sõdalased ja igasugused diviisid, mis tol ajal veel eksisteerisid. Nad jäid siia maha, sakslased läksid minema. Miks nad siia maha jäid, ma ei oska öelda. Aga kui nad olid korra juba siia saanud, siis 2 aasta pärast 1947. aastal. 1947. aastal oli tegelikult, pidi olema selge, et mingisugust sõda venelaste vastu või nõukogude vastu pidada ei saa või see pidamine on mõttetu. Neid on vähe, nad on mööda metsi laiali, on olemas NKVD väeosad ja nii edasi. Muide hiljuti seoses NKVD-ga oli üks pikem artikkel Uno Lahest, muide meie kuulus luuletaja ja nii edasi, kes oli üks nendest, kes käis metsavendi tapmas ja nii edasi.
selles mõttes on vahe sees, Juhan Smuul ei tapnud kedagi, ta lihtsalt kirjutas aeg-ajalt punaseid luuletusi ja üks kord on mingi küüditamise juures olnud nimekirja koostanud. Aga Uno Laht oli ikka päris, tähendab tema ikka tõeliselt tappis ja tappis palju. No. Ja kirjelduste järgi, kes teda mäletasid sellest ajast, ütlesid, et ta oli ikka naiivne, tõsiusklik ja ta olla seda ise ka tunnistanud, aga noh, teod ju jäävad. Teod jäävad. Oleks ta nüüd teadnud, et selle asja ta nüüd niimoodi ära keerab, et tuleb Eesti iseseisev riik tagasi, võib-olla ta oleks ka ise rohkem vait olnud. Sellepärast näiteks mõningad tema novellid on ikkagi seal, ta kirjutab enam-vähem aus, mina ei tea kui aus. Ühesõnaga ta kirjutab, mina tegelane on sisuliselt ikkagi on NKVD-šnik, nii et seal ei ole midagi nagu parata. Nii, ühesõnaga see oli ka siis see koht, kus probleem nendest inimestest, kellel on relvad käes ja kellel ei ole kuskile minna, oli ka Eesti metsavendlusega tegelikult olemas. Ja kui me mõtleme selle peale, et viimased metsavennad saadi kätte kuskil, võt see Saabe, eks ole, kes oli August Saabe, jah. Ja August Saabe, jah. Seal Taevaskoja juures ja nii edasi. Need olid ju 50 suurte kopikatega, kas 55, 6, 7, 8, nii et noh, neid ikka oli. Kus juures täiesti selge on see. No see oli 70-ndad siiski. Ja siis, kui me vaatame kõike seda, mis toimus nende ristirüütlitega, siis see on tegelikult sisuliselt sama olukord. Tähendab, sul on sõdalased, kellel puudub perspektiiv ja kellega mitte midagi ei ole peale hakata. Nii kummaline kui see ei ole, praegu tuli mul meelde Don Quixote, kes oli ka rüütel ja midagi polnud peale hakata. Tubli, 5+, väga hea, selle peale me tulnud. Jah, muidugi. No, ja siis nüüd siis see Rooma Vaast vaatab selle asja peale, et mida nüüd edasi teha ja ütleme, kui veel see Püha Rooma riigi Saksa impeerium, kui sellest nüüd rääkida, siis et noh, 20 000 oletame ja nii edasi, mis neist edasi teha. Ja noh, poliitiliselt väga õige teema, neil on vaja anda reaalne, sõjaline ja võib-olla ka poliitiline eesmärk. Kusjuures see eesmärk peab olema Kesk-Euroopast võimalikult kaugel. Ja need siis kärutati siis siia, tähendab seda maad võitma ja seda maad pühitsema ja sellest tulenes ka väljend Maarja maa, mida me enda kohta ikkagi tihti kasutame. Ütleme, kui niimoodi, et kui see Jeesuse haud, mis seal all oli noh, ütleme tinglikult öeldes, noh, pojamaa ehk noh, Jeesuse haud, eks ole seal. Siis siin üleval oleks siis emamaa ehk Maarja maa. Ja nii nad siia tulidki ja nii nad siia sattusid. Siin polnud elul tegelikult nii suurt väga midagi viga. Olid talupojad, kes andsid süüa, olid tüdrukud, kellega sai magada ja kes oli üldse noh, igate pidi lahe. Ja nii nad siia jäidki. Siin tuleb veel üks nüansikene, kui sa mäletad, ma tsitaadi autorit ei teagi võib-olla kindlalt, aga ütlus oli see, kes valitseb emamaad, valitseb kogu Euroopa. Jah, ei, miks mitte, väga hea, sobib igate pidi. Nii et niuke värk ja no natukene mõtiskeme nüüd sellele, kuidas see värk tehniliselt võis välja näha. Näiteks noh, need ristirüütlid, ma ei tea, noh, 20 000 vaevalt, aga no ütleme 1000 või paar tuhat tulid siia. Jutumärkides vallutasid selle maa ära, ehk teiste sõnaga tulid siia ja hakkasid siin elama. Ja no hakkasidki siin elama ristirüütlid, keda me oleme hirmsasti sõimanud ja nii edasi. Aga no nad olid ju noored mehed, veri vemmeldas ja mis iganes, järelikult neil oli ka Eesti tüdrukuid vaja või Läti tüdrukuid oli vaja. Nii tekkisid esimesed sellised segaperekonnad, tähendab Eesti talutüdrukud ja ristirüütlid, nad abielusid oma vahel. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, et sina oled, ütleme, talumees, sul on ilus tüdruk, ristirüütel,
tahab selle tüdruku endale saada ja kusjuures, ega seal oli siis ka niimoodi, nad mingil määral ju olid siiski ka usklikud, nii et tõenäoline, ma ei oska täpselt öelda, tõenäoline oli ka see, et need abielud sõlmiti laulatuse teel, see tähendab mingi ristiusu kaanoni järgi. Ja kohe nagu välismaal. Ja no täpselt, kohe nagu välismaal. Ja no see peab olema ju see talupoeg, kelle tütred siin mängu läksid ja nii edasi. Või veel hullem, eks ole, kogukonna vanem, mingisugune Lembitu või Meelis või keegi nendest seal või Tõelemb ja kes need olid. Ühesõnaga, kui nende tüdrukud läksid kaubaks, siis nad pidid olema muda idioodid, kui nad selle kauba eest midagi vastu ei küsinud. Noh, alates, no mul on raske seda ette. No mida sa küsid vastu, kui teine on palja tagumikuga ja tige ainult? Jaa, aga no ma mõtlen, no paned ta põldu kündma või ma ei kujuta ette. Ühesõnaga on, mis on, aga no oli täiesti selge, me ei oska seda lihtsalt nüüd 800 aastat hiljem öelda. Mul on selline tunne, et see Eesti tüdrukute minemine ristirüütlitele, et see oli sageli, võis olla ka mingisugune poliitiline diil. No, tead, see on liiga laialt mõeldud, ma kardan. Ei, aga no kujuta ette, et noh, sellepärast mul on niugi jõle ja tüdruk ja kõik ja ilus ja näed, rüütel läheb lolliks, nii tahab teda kätte saada. Nii edasi. Okei, ma annan selle tütre ära, aga selle eest ma saadan selle ristirüütli sõdima oma naabriga. No sel ajal olid jah, pigem ridakülad Eestis. Just. Nii et naaber võis olla paarisaja meetri kaugusel, vaata et lähemalgi. Ja see, et eestlane on valmis naabrile sitta keerama, ei tohiks tulla 800 aastat hiljem, ei tohiks tulla ka väga suure üllatusena. No siiski võib tulla sellepärast, et siis aeti ju ikka mehed kokku ja mindi põletama konkreetset jääkimit. Noh, nii nagu ta oli. Aga kui me nüüd ajalooliselt natuke edasi lähme, siis ütleme niimoodi, et eks ole, tule ja mõõgaga ristitud maa ja kes meil kõik need. No see on ilukirjandus, mis võib minna küll rahva ütlemistesse, aga kus seal tõde on? No võt ongi, sellepärast, et no ütleme 100, 200, 300 aasta jooksul ma kardan, võisid asjad ju tegelikult täiesti nii minnagi, et no ristirüütlid ja talupojad ja nii edasi olid tegelikult kas üks kogukond või üks perekond. Ja mulle tuleb nüüd autor meelde, see on üks tore Eesti poiss, mitte Friedenthal, aga üks keegi teine, kes on kirjutanud romaani Vogt, selline paks tellis, oled lugenud ei ole? Ma olen seda nime kuulnud, aga lugenud ei ole. No ütleme niimoodi, selles mõttes, see räägib ühest Eesti territooriumist, Pöide nendele inimestele, kes seal kandi geograafiat ei tunne, Pöide on see osa Saaremaast, mis on tegelikult enam-vähem täpselt selle Muhu vastu. Ta on veel selles mõttes huvitav, et Pöide kanti 800 aastat hiljem Arnold Rüütel ehitas oma mingisuguse majakese või mingisuguse asja, kus juures rikkudes Natura reegleid. Nii et Kuatliket joovi. Jah, just. Ja kui partei keskkonnati sekretär Arnold Rüütel läbis niimoodi teha, tekib loogiline küsimus, miks Rüütlid ei võinud seda teha. Aga ühesõnaga kogu see story, seal on ka armastust natukene ja sõdimist ja nii edasi. Vogt. Tegelikult seal selles kloostri moodi või kiriklas oli kuskil 10-15 ristirüütlit ja ülejäänud olid siis seal jumalateenijad ja nii edasi. Aga point on tegelikult selles, et üks asi, millele tasub tähelepanu pöörata, võt siin on, ütleme, Pöide, Vogt ja nii edasi ja siin on talupojad ja nende vahel peetakse kogu aeg kaubanduslikke läbirääkimisi. Tähendab, kus Vogt ja nii edasi käib küsimus, et paljude see Eesti talupojad ütlevad, et võt nii mitu kommentaarit või midagi taolist. Ja Vogt ütles, mul ei ole nii palju raha, aga mul mehed tahavad süüa. Ja siis talupojad ütlevad, sorry, surete nälga, kui te õiget hinda ei anna. Ja vaata, see on jälle võib-olla
kenasti fabuleeritud teos, aga kas seal on nii, nagu see tegelikult oli või on seal näidatud läbi konkreetsel ajavahemikul elanud autori silmade? Võib mitut moodi olla, aga nüüd lisame siia juurde veel lisanüansi. Tähendab, eestlasi, kes sõitsid paatidega ja kes olid vikingid, neid nimetatakse tuulekargajateks seal. Tuulekargajad olid ühed siukesed, no nii nagu tänapäeval ütleme logistikafirma, kes igast asju vedas sinna alates nahkadest ja kaladest ja nii edasi. Vedas siis Pöidja kandist, no ütleme Linnuse kandist, kus Ivo Linna elab ja sealt Pärnusse. Ja no Mauri Kiutsoo on seda Eesti vikingite teemat käsitlenud kaunikesti sügavuti, mille pärast teda tõenäoliselt teatud ringkondades ei sailita. Jah, aga kuna ma olen jurist, siis ma pööran selle äri juriidilisele mõttele teatavat tähelepanu. Ma ei teadnudki enne seda Voogti lugedes, et Pärnu jõgi enne seda, kui ta siis jõuab merre, Pärnu jõgi oli tõmmatud keskelt pooleks. Vasak pool kuulus Voogtile ja piiskopile ja parem pool kuulus Ordule. Need olid kaks ristiusu firmat, aga üks ühel pool, teine teisel pool Pärnu jõge. Ja Pärnu jõe keskelt siis nii. Ja nüüd see huvitavam osa. Huvitav osa on see, et tuulekargajad ja need ühesõnaga, kes Pöidjast tulid nii edasi, nemad olid ütlemata arukad ja targad kaupmehed. Ja juhtus nii, et ka sakslased hakkasid aru saama, et eestlastega peab mingil määral ettevaatlik olema. Sellepärast, et see, mis nad müüsid, need kalatünnid ja värgid ja nii edasi Ordule, neil olid omad mehed, kes tulid rannale vastu väikeste lõketega ja nii edasi ja siis need tuulekargad seal, need mehed, need kargasid välja, paadi pealt välja ja tundsid huvi, ütleme piltlikult öeldes, milline on turukonjunktuur, kes kui palju mida pakub ja nii edasi. Ja eestlasel ei olnud mingit kunsti, kui ordurüütlid lolliks teha, kus juures ordurüütlid olid pool käsiraha ära maksnud ja minna siis müüa seda piiskopile või noh, nii nagu seda müüa Läänesaare piiskopkond, mis poolest Saaremaast käib ja nii edasi, nii edasi. Noh. No seda trikki saab teha üks ainukene kord. Nagu mina aru sain, oli see tegelikult süsteem. Tegelikult käis ta nii ja naa ja see, aga nüüd tuleb veel, et me saaksime öelda, et eestlased ei ole mitte ainult tänapäeval kavalad diplomaadid, kellel meil on Kaja Kallas näiteks ja kõik teised, sellised tarkpead ja nii edasi. Nad olid kavalad diplomaadid ka siis, sest see nüüd ei tulene otseselt raamatust, kuidas see, ühesõnaga eestlased suutsid selle asja viia nii kaugele, et kättemaks ja viha ja sõda oli piiskopi ja ordu vahel. Mitte eestlaste ja kellegi vahel, kes olid kellegi alt tõmmanud, vaid ordu, kes oli ära maksnud, ütles, läks piiskopi meestele, läks kannale sellepärast, et meie oleme raha kaotanud, nii edasi, teie võtate asja ära, et nüüd andke meile vähemalt see raha tagasi, kui te meile müüdud või ostetud kallu tagasi ei anna ja nii edasi. Nii et ma ütleksin nii, et tegemist on diplomaatilise kõrgpilotaažiga. Ja me räägime praegu aastatest 1200 kuni 1300. On olemas, ma nüüd natuke kaugemalt, on olemas selline autor, kelle perekonnanimi on Trett ja kes on kirjutanud Tammsaare elulugusid. Trett hakkas telkima Tammsaare Tõde ja õigust, sellest ei tulnud pärast midagi välja, aga noh, see on nii. Ja ta rääkis väga palju huvitavaid detaile Tammsaarest ja Tammsaare põhikontseptsioon oli see, et mitte mingisugust reaalset konflikti eestlaste ja sakslaste või eestlaste ja sakslaste all me mõtleme mitte ainult Saksamaa inimesi, vaid ka taanlasi ja nii edasi. Reaalsuses tegelikult ei olnud. Sellepärast, et sakslastel oli, kes siia tulid, neil oli vaja süüa ja tüdrukuid. Eestlased kasutasid seda juhust, kus nad said raha ja mis iganes, pluss perekondlikud sidemed ja nii edasi. Järelikult sõdimiseks puudus vähimgi põhjus. Selleks polnud absoluutselt mitte midagi vaja teha.
ja Tammsaare on öelnud ühe sihukese huvitava fraasi, noh, meil Metsanurga, eks ole, kuulus raamat Ümera jõel. Ja no seda nüüd ma olen siis lugenud Treti raamatust, kes tsiteerib Tammsaaret, nii et nüüd on teada üle ühe on see minu allikas, sa pärast ütled, et fantaasia. No okei, fantaasia, aga Tammsaare fantaasia. Ühesõnaga seal ta ütleb Ümera lahingu kohta niimoodi, et Ümera lahingus osalesid kuskil 6 või 7 ristirüütlit. Neid ei olnud rohkem. Ja nad jalutasid oma mõõkade ja selle hobustega vaikselt ja nii edasi, jalutasid sinna Ümerast edasi, sinna Sakala poole ja nii edasi. Ja ühel hetkel eestlased kargasid neile metsast kallale. Ja eestlasi oli tükki 30 või 40, kus juures nad olid hästi relvastatud, mitte nii palju. Mingil määral ka raudrüüdega, sellepärast, et nad olid juba saanud lahingu saagina mingisugused raudasjad ja nii edasi. Ja ühesõnaga need 2-30 eestlast tapsid need 6-7 ristirüütlit maha. Nii et eestlaste hulgast ei langenud mitte keegi, sest see tuli nendele rüütlitele täieliku üllatusena. Ja tegemist on, meeldib või mitte, kõige tavalisema röövkallale tungiga. Mis nad endale said? Raske öelda, Tammsaare ei räägi sellest midagi väga põhjalikult, aga oletatakse, et eestlased võtsid ära hästi teritatud mõõgad, sest eestlased väga hästi teritada ei osanud, teritasid, aga mitte nii hästi. Ja siis üht-teist ka nendest raudasjadest, millest eestlased väga lugu ei pidanud, sest need olid rasked. Eestlased olid viikingitena väga osavad, väga sihukesed nutikad oma kõigi nende asjadega ja nii edasi. Ja sellepärast ei olnud neil seda raudrüüd ka nii väga palju vaja. Siia midagi, siia, mõõgakene sihuke kergene ja nii edasi. Aga fakt on see, et mingisugust Ümera lahingut selles mõttes pole kunagi olnud. Ja nagu jäälahingi, paljukest neid seal siis oli, aga film. Ja aga huvitav on see, võt siin me nüüd räägime suga nendest asjadest ja ma kardan, et meie kuulajate hulgas on piisavalt palju noori inimesi või isegi ehk enamus noori inimesi, kes lihtsalt pole seda raamatut lugenud. Seda Ümera lahingu raamatut, mille kirjutas Mait Metsanurk, ta ei ole muide paks, täitsa soovitan lugeda kuskil 100-120 lehekülge. Tänapäeva noored ei ole seda lugenud ja sellepärast ka nendele kogu see Tammsaare jutt seal ja nii edasi on kuidagi selline tühi jutt, mis tast põhja ei ole. Jah, nietu, tak nietu. Ja see lahingu jutt ja Mait Metsanurk ja nii edasi, eks siin olnud ka ju oma põhjus. See ühesõnaga, kui oli mingi lahing, siis on vaja ikkagi näidata, kuidas rüütlid hakkasid peale ja rüütlid võitlesid ja lõpuks siis eestlased lõid vastu ja võitsid ära ja nii edasi. Et ühesõnaga selles pidi olema sihukene saksa vastane. Sama asi on muide Enn Kippeli raamatuga Meelis. Ja kui me oleme kahest raamatust seos sellega rääkinud, siis räägime siia juurde veel. On olemas ka väga tore film, mille nimi on Malev, mis on tegelikult suures osas Meelise pealt maha kirjutatud. Mitte täiesti, aga ja minu arvates Malev on Eesti seisukohalt ülitähtis raamat. Sellepärast, et film siis või? Vabandust, jah, ma ütlesin raamat, jah. Malev, jah, see film, ta on tähtis sellepärast, esiteks ta on hästi tehtud. Teiseks on räägitud, et see on muster näide, kuidas on võimalik väga head filmi teha väga väikeste rahadega, sest nende eelarve oli kopikad. Ja aga mis minu jaoks psühholoogiliselt nagu väga tähtis on see Malev on ju komöödia, kus juures ta on isegi mingil määral ilkuv komöödia ja rahvas, kes oskab enda kulul niimoodi nalja teha ja nii sama kombel ühesõnaga näidata oma enese lollust, rumalust ja nii edasi, see rahvas muide võib jääda elama. Sellepärast, et eriti olukorras, kus ju kõik võimalikud Eesti teised kirjanikud, Sanden ja Kivikas ja kes iganes seal olid, me olime ju väga patriootsed ja nüüd öelda kellelegi, et
et Kivika nimed marmortahvlil, et no see ongi jamps. No ei saa ju öelda. See on meie jaoks nii püha ja nii edasi. Aga kui me oskame nagu filmis Malev iseenda kulul nalja teha või hakata nalja tegema, siis ma arvan, et meil on igati põhjust arvata, et meil saab kõik olema väga hea. Nii, nüüd ma vaatan, kuule, ega mul ei olegi väga millestki rääkida. Üks teema, mis meil on üles kerkinud, on see seakatku teema. Ja väga paljud on, eks ole, läinud kallale, et mis pärast siin hakatakse sigu tapma ja mis iganes. Alustati seafarmist, kus oli 20 000 siga, pärast see Eksiko, kus on 30 000 ja see pull lõpeb sellega, et kuskil 100 000 võib ära minna. Ja mäletad, et siis selles esimeses Nurme farmis, millest jutt on, oli kuskil 200 inimest, kes protestisid sigade tapmise vastu ja et see kõik see katkuljut ja see kõik on jama ja nii edasi. Noh, nüüd lõpuks on nad vait jäänud, nüüd kus nad näevad, et nad eksisid. Siin ma põrutaksin küll Smuuli tsitaadikese Kihnu jõnni hakatusest. Jõuga Browningu vastu ei saa. Jah, absoluutselt vastab tõele, jah. Venelastel on siuke bandiitide väljend. Protiv looma нет приема. Jah, just, vot seda ma tahtsin näeta, kõike sa tead, protiv looma нет приема. Tõlgime eestikeelne, lomm on siis, mis asi? Kang. Kang, jah. Raudkang. Jah, et kangi vastu ei ole võimalik kaitset leida. See on õieti siuke sõrg, kang, noh hüüdnimi ju Fomka-Lomka. Fomka-Lomka, jah. Muide, mis tuletab mulle veel jällegi, vaata kui seosed tulevad, siis nad tulevad täiesti jaburatest kohtadest. Eesti kõige kõvem mees Sambo, mis oli siis võitluskunst kätega, sama barona bez оружия, Sambo, oli Andres Lutsar, kes oli väga kuulus nimi Tartus, hästi tore mees ja tema treenis kõiki neid maadlejaid ja poksijaid ja noh, siuke tegi ja nii edasi. Ja siis ma mäletan, meie käisime seal samas saalis trenni tegemas, mängisime sulgpalli seal ja siis teises saali otsas oli Lutsar oma nende tegelastega. Ja ma kuulsin kõrvalt, kus Lutsar ütles, et need, kes tulid siia sambot ja võitluskunste ja karateed õppima ja nii edasi, selleks, et võmmile ehk politseinikule või miilitsale vastu hambaid panna, et võite rahulikult ära minna, et miilitsa vastu aitab ainult üks asi, väledad jalad. Et siis on vaja lihtsalt ära joosta, mitte hakata seal jamama. Kusjuures ta ka põhjendas seda, ta ütles, et kui te praegu tähelepanelikult vaatate, siis te näete, et Nõukogude miilitsa sinel ulatub poolde sääre marjani. Ja järelikult ta, isegi kui ta on hea jooksja, ta ei jõua joosta. Sinna muide oli, sellel oli niimoodi, kui see nüüd on, ütleme, siin on siis see kuskil sinna sääre marjani. Siis siin koha peal oli konks ja kui vaja oli, siis miilits sai panna oma selle niimoodi selle konksuga selle kuidagi ülestust. Aga no Lutsari järgi isegi see nagu väga hästi ei aita. Nii, ja nüüd võib olla lõpetuses korra seda katkuvärki. Tähendab, et kas oli põhjust, ei olnud põhjust ja nii edasi. Mis mind rabas, ja nüüd on muidugi ju 100 000 ja see läheb edasi ja see ei lõpe ja ma ütlen, et need Nurme farmi ees protestijad, need peaksid praegu häbist ära minestama või vähemalt häbiga praegu ekraani juurest ära minema, sellepärast nad ongi õelad ja äärmiselt lollid, sügavalt lollid ja parandamatult lollid inimesed. Nüüd, mis puudutab seda katkuvärki ja kus see nüüd läks ja nii edasi, tõenäoliselt see teeb niimoodi, et Eesti seakasvatus, ei tulegi asjast midagi väga pikka aega. Muide, praegu on lambarikastes riikides lambakatkuga alustatud. Tubli,
tubli, siit ma saan öelda selle järgmise fakti, et kuulge Nurme rahvasse, kes te seal olete, et kui te ei ole eriti palju raamatuid lugenud, siis ma väga soovitan teile, et on olemas üks teos, kindlasti meie kirjandusloo üks tähtsamaid teoseid, on Jaan Krossi romaan 3 katku vahel. Nii et see on sellest ajast, kui oli, eks ole, Baltasar Russov ja nii edasi, see on sellest ajast, kui tõepoolest praktiliselt 15 või 20 aasta jooksul oli 3 katkutaudi. Ja teades, et selline asi on siin territooriumil olnud ja põhimõtteliselt ka võimalik, siis need Nurme farmi juures protestijad on tegelikult isegi rahvavaenlased. Nad on lihtsalt inimesed, kes oma tegevusega oleksid võinud viia Eesti rahva epideemiani samal kombel nagu see olnud on. Siin on praegu nüansikene. Kui need sead tapeti ära, kui otsitakse auku, kuhu nad matta, kui isegi elektrijaama katla all ei ole võimalik 5 korjust ära põletada, jäävad suured tükid, mille kohta meie meedia kirjutab, et neid on vaja käsitsi lõhkuda. No kui me muud ei saa, siis me saame kihva keeratud põhjavee või ülemised kihid kas või ja palju sitikaid pinnasesse, seda enam, et kellegi suulise loa kohaselt tohtis läga vedada, põllule pritsida laiali ja... Kuule, ma selle sinu suure tiraadi kohta ma esitaksin sellise lihtsa küsimuse. Sead on vaja ära tappa, kuhu nad panna? Jah, kuhu nad panna? Just. Sellepärast... Põletamisega ei tulda ju toime, need mobiilsed krematooriumid, Kuule, neid vist ei olegi üle 1. Aga raha läks palju. Raha läks palju, jah. Nii et ühesõnaga see ongi reaalselt probleem. Kuigi ma võin nimetada terve rida selliseid kohti, kus ütleme, see ladustamine ja korjuste ladustamine ja nii edasi on hästi käima pandud ja kui hästi tehakse ja see on minu endine valimisringkond Jõgevamaal on, kui Jõgevalt Mustvee poole sõita, siis ütleme 10 enne Mustveed on Torma prügila. Ja seal oli nüüd ütleme see koht, kus seakorjusid ja nii edasi ladustati, ma olen seda näinud. See näitab lihtsalt seda, et sellist ladustamise võimalust korjusel on reaalselt võimalik teha. Selle Torma prügila all, tähendab, see on meeter või natuke vähe, all on tegelikult valatud betoonikiht. No see on ausalt tehtud, aga ega siis praegu... See on tehtud eelmisest tausnist ja nüüd mul on loomuline küsimus, aga kus need teised kohad on ja kus neid saaks teha? Tallinna külmhoone, ma pean vaatama, kas jäätise hind on juba langenud. No nii, seal on see äkki, jah. No igal juhul tähendab, see on probleem ja ma ütleksin, hea küll need 200 Nurme juures protestijad, need ei muuda ilma ja need ei muutnud ka ilma, sest mõistus. Aga me peame aru saama, et ega selle 200 taga on veel 10, 20, 30 000 inimest, kes arvavad seda sama. Ma olen ise ka karantiini analüüside ja mõistuse pooldaja, mitte nii, et leidsime 1 sandi sea ja davai, tapke kõik maha. No mina ütleksin niimoodi, et teist varianti ei ole. Sellepärast, küsimuseks me rääkisime Jaan Krossi 3 katku vahel ja nii edasi. Katk on katk. Ja siin pole mingit vahet, on ta seakatk, inimese katk. Seakatk on nii-öelda rahvapärane nimetus. Tegelik tõve nimetus on midagi muu. Ja milles see konks on, tähendab see seakatku või katku bacillus, mis ühesõnaga see ohtlik on ja mis... See pidavat viirusega olema. Ja muide, pea meeles veel ühte sihukest asja, ega selle 3 katku vahel, ega inimesi suri ju lademetes. Tegelikult on isegi olnud tolle katku, mis me räägime sealt 1700, enne 1700, see katku, Eestis on alles kuskil 100 000 inimest, kõik.
see on 10% sellest, mis meil praegu on. Kõik ülejäänud surid maha ja katku surrakse veel ka Aafrikas. Ja tähendab see katk, või see viirus, kõik mis on, katk on katk. Sea, muide nagu oli gripp, on gripp, linnugripp näiteks ja nii edasi. Tähendab, nad on ühtemoodi viirused, mis on kahjulikud kõikidele elavatele organismidele ja nii edasi. Ainus erinevus on selles, et kui see katku viirus on ümargune pallikene, siis selleks, et ta kinnituks ema organismi külge ehk siis tähendab inimese raku külge, tal on niisugused kidad. Niimoodi. Aga neid kidasid on palju ja siis ta ennast kinnitab. Ja erinevus on selles, et seakatkul ja inimese katkul on see kidade hulk ja kidade asetus teistsugune. Et selle seakatku viirus lihtsalt, ta on inimese organismis sees, aga ta ei kinnitu. Ja võt siit nüüd tekkiski see liikumise suur probleem. Et inimesed ise haigeks ei jää, aga haigust edasi kannavad. Muide, ma pean ütlema, see on üks vana lugu, lasta siis olla veel. Mul on olemas selline haigus nagu suu- ja sõratõbi. See on lehmadega. Ja mina mäletan seda siis, kui ma sõitsin vana asja juurde Tallinnasse või kuskile, siis Tartus enne, kui ma läksin peroonile rongi juurde, ma pidin üle astuma desomatist ehk desinfektsioonimatist, mis on pikem kui see laud, ütleme niimoodi, ja siis siin on matt sees ja siis ta lirtsub, seal on vedelik sees ja see vedelik on desinfektsioonivedelik ja siis niimoodi hoiti nagu see. Aga pull lugu oli see, et põhimõtteliselt samasugused asjad olid ka maal. Tähendab, enne sellele territooriumile astumist, kus on ka lehmalaudad ja nii edasi ja lehmalauda ukse peal, olid igal pool olid need desomatid ja nii edasi. Ja kes kontrollisid muide kogu seda inimeste liikumist, et nad valedesse kohtadesse ei läheks, olid tsiviilkaitse juhtimisel, olid Vene sõdurid. Ehk Tartus oli see lennuväe soldatid, seersantid, nooremleitnandid ja nii edasi. Nemad siis seisid nende mattide juures või kus oli tõkkepuu, et edasi ei tohi minna. Seal oli 2-3 tunnimeest, kes siis valvasid ja nii edasi. Nii et sellega oli tagatud automaatselt igasugune selle tõve leviku katkestamine. Muide, ei läinud 2 kuudki mööda. Läks 1 kuu kuskil mööda ja nii edasi. Ja oligi asi klõks ühel pool sellepärast, et see piirang ja see eksisteeris ja ta oli siuke tõsine. Ja nüüd tuleb see pulllugu. Mitte väga kaugel Tartust oli laut, kus siis töötasid lõpsjad. Ja oli olemas ka Tartu linnas oli partei rajoonikomitee esimene sekretär. Ja partei rajoonikomitee esimesel sekretäril oli ühes laudas pruut, kelle juures ta aeg-ajalt käis lõbutsemas. Ja neil läks kõik hästi ja hakkab siis rajoonikomitee esimene sekretär koju sõitma, aga tõkkepuu on ees. Enam ühe sõnaga läbi ei saa, kuna karantiin kehtestati just sel hetkel. Aga ole tänatud, Igor Gräzin. Hakka sööma. Jah, seda ma teen ka. Olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust. Ja taas meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.